Tere, mina olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. Tere tulemast tagasi kuulama Raharaadiot ja sel korral siis juba 53. saadet ja vastame siis rahatarkuse kuu raames sinu ehk Raharaadio kuulajate ja Rahafoorumi lugejate küsimustele. Ja sel korral siis on küsimus selline. Kui sul oleks 5000 eurot vaba raha ning sooviksid alustada investeerimisega, kust alustaksid ja kuidas? Küsimus iseenesest on lihtne, aga nagu ma eelmise saate lõpus rääkisin, siis mulle tundub, et siin küsimus tegelikult on midagi muud kui küsitud on. Ehk siis äkki sa tahad vist teada seda, et kuidas sina võiksid käituda selle 5000-ga. Ma ei saa küll sulle öelda otseselt, et mine pane see raha sinna, sest et see oleks juba nõustamine ja ma ei tea sinu seda situatsiooni nii hästi, et seda kõike teha, isegi kui ma saaks seda teha. Aga mida ma saan öelda on see, et kui ma lähtuksin sellest, et mida mina selle 5000 euroga teeksin, siis tõenäoliselt ma teeksin teisi asju, kui sina peaksid tegema. Ehk siis arvestades, et mina esimest korda kuulsin investeerimist kuskil 2004-2005, olen nüüd siis vahepeal päris palju lugenud, katsetanud ja teinud tehinguid omajagu. Et siis tõenäoliselt minu esimene samm ei ole see, et mis peaks nagu sinu esimene samm olema. Sest et mul on tõenäoliselt peas juba mingid valikud, kuhu ma võiksin selle raha panna ja ma võtaksin ühe neist. Ja ma tean ka enda jaoks, et miks ma seda teen ja miks ma sinna panen. Aga arvestades, et sa ei ole investeerinud veel, siis ma kahtlen, et sinu peas need olemas on praegu. Teine asi on see, et minul on juba mingid investeeringud olemas. Kui sa seda küsimust küsid, niimoodi nagu siin kirjas on, et kuidas sa alustaksid investeerimisega, siis ma eeldan, et sinul ei ole investeeringuid. See tähendab seda, et jällegi, kui minul tuleks see 5000 kuskilt, siis oletame, et kui ma näiteks investeeriksin ühisrahastusse selle, siis mul on mõnes portaalis juba raha olemas, et võib-olla ma ei paneks enam seda 5000 sinna kõige paremasse portaali minu arvates, sest et seal mul on just kui piisav summa juba olemas, ma ei taha seda summat suurendada, vaid ma võtaksin näiteks mingi teise või kolmanda järgu portaali ja paneksin sinna. Aga see info ei tuleks sealt välja, sest et see on jällegi minu olukord. Sinul ei ole sellist olukorda. Ehk kui ma oleksin sinu olukorras, et mul ühtegi investeeringut poleks, siis ma paneks selle raha kuhugi mujale. Mitte sinna, kuhu ma enda olukorras paneksin, eks. Et jällegi tasu nagu küsimus mõelda läbi selles osas, et mida sa tegelikult teada tahad. Ja siis üritan vastata sellele küsimusele nii, nagu ma arvan, et sa seda küsisid. Ehk siis ma eeldan, et sa tegelikult tahtsid teada, mida sinu olukorras teha, mitte mida mina teeksin. Ja ma siis üritan vastata sellele küsimusele lähtudes sellest, et kui mina oleksin samas sinu kingadest täna ja ei teaks investeerimisest suurt midagi, ei oskaks pihta hakata, ehk siis ma oleks selline, ütleme, pooled rahafoorumlased on umbes sellises olukorras, kus nad nagu tahaks investeerida pihta hakata, aga ei ole kuskilt saanud seda infot, et mida teha, ei ole võib-olla julgenud teha, sest mingid hirmud on kuskilt tekkinud ja nii edasi. Et kui ma oleks selles olukorras, et kuidas ma siis võiksin tegutseda. Ja esimene punkt, või ma üritan selle viie sammuga siis ära seletada sellise protsessi, mis mulle tundub nagu mõistlik variant. Ja esimene punkt selles osas, mulle tundub mõistlik, et võiksid alustada enda harimisest. Ehk siis natukene õppida investeerimise kohta ja kogu sellega seotud informatsiooni natukene endale selgeks teha ja neid kontseptsioone, mõtteid, mõtteviisi. Ja minu arvates on selleks parim koht alustav investori koolitus, mida me sügisel teeme. Et kuna ma ise seda korraldan, siis ma olen kindlasti hästi objektiivne selles osaks, aga kui sa nagu mind ei usalda, siis
siis võib-olla ei oleks pidanud üldse minu käest seda küsimust küsimagi, eks. Aga kui sa nagu arvad, et võib-olla see koolitus ei ole nii, siis mine vaata sealt kodulehelt sealt teiste inimeste arvamust, mis nemad jätsid selle kohta ja saad teada, kas see võiks sinu jaoks olla või mitte. Aga ühesõnaga, esimene samm siis mine hari ennast ja siin hea variant ongi minna rahatasku.ee lehele, et mine sinna ja osta see pilet praegu ära ja siis lähme edasi, et ma ootan, kuni sa selle pileti ära ostud. Ma loodan, et ostid ära siis tehtud. Kui ei ole, siis pane pausile ja tee see ära ja siis tule tagasi. Ja kui sa oled autos, siis tõmba tee serve ja tee see asi ära, et siis lähme edasi. Ja nüüd siis, kui siis edaspidi näed kedagi mõnda autojuhti teeservas, siis sa tead, mis nad teevad, et ilmselgelt ostavad seda piletit. Aga see selleks, et harida saab ennast ka muudel viisidel, aga see on minu arvates parim variant, sest et kui see ei oleks, siis ma seda ilmselt ei teeks, et kui ma seda ei usuks. Aga see selleks, et esimene punkt endale kontseptsioonid, mõtteviis ja nii edasi on selgeks tehtud. Ja mingi selline arusaam on tekkinud sellest investeerimisest ja kogu selle mõttest ja nii edasi. Siis järgmine oluline punkt või samm oleks endale selgeks teha, mis on su eesmärgid. Ehk miks sa seda investeeringut teha tahad. Et kas tahad seda 5000 siis nüüd, ma ei tea, kas kogud seda millegi jaoks, et tahad näiteks paari aasta pärast endale mingi korteri osta või mingit äri hakata tegema või mis iganes põhjusel, et üritad seda koguda mingi paar aastat või on see sisuliselt sinu pensioniks investeerimine või on see finantsvabaduseks investeerimine ehk tahad mingit rahavooguselt hakata tekitama või mida sa nagu sellega saavutada tahad ja mis on see horisont. Ehk siis kui sa kogud 8 aastaks seda, siis ilmselgelt sa ei saa selle rahaga teha tehinguid, mida sa teeksid siis, kui sa üritad igikestvat rahavoogu tootvat portfelli ehitada finantsvabaduse jaoks. Et need põhimõtted ja lähenemised on täiesti erinevad. Et selles mõttes tasub nagu alustada just nendest eesmärkidest ja siis saad teada, et kui pikalt ja nii edasi, et kui palju riski saad võtta ja nii edasi. Ja teisest küljest siis tasuks mõelda oma võimalused läbi, ehk siis et kui palju sa näiteks igakuiselt saaksid veel lisaks investeerida. Et kui see 5000 on 5000, eks seda saad investeerida, aga kui see nagu investeeritud, kas sa saad siis igakuiselt ka jätkata mingi asjaga, et kui palju sa saaksid panna. Ja siinkohal ei ole tegelikult küsimus, et kas sa saaksid jätkata, sest et kui sul on sissetulekud, siis sisuliselt saab igaüks midagi kõrvale panna. Lihtsalt küsimus on see, et kui palju. Et kas see on 1 euro või 100 eurot, 20 eurot, 500 eurot, et igal ühel enda tingimusteks. Aga tasub nagu need läbi mõelda, sest see mõjutab ka natukene seda, et mida sa investeerida või kuhu sa investeerida saad ja millise strateegiaga. Ja enne kui siis nüüd edasi minna, siis tasuks korraks maha istuda, läbi mõelda ka see, et kui palju ja millised kohustused sul on. Ehk siis kas sul on laene, järelmakse, mingeid leasinguid ja nii edasi. Ja kui suur on nende intress. Ehk siis kui sul on mingid laenud, millel on intress, ma ei tea, 8%, 10%, 20% või isegi veel rohkem, et siis enne investeerimist tasuks võib-olla lihtsalt selle 5000-ga need laenud ära maksta. Ja võibki juhtuda, et sul äkki investeerimiseks raha ei jäägi, sest sa maksid need laenud ära, aga siis seal on sisuliselt garanteeritud tootlus, ehk see intress, mida sa muidu peaksid pangale või selle laenuandjale maksma, et nüüd sa siis loodetavasti saad selle kokku hoida ja saad garanteeritud tootluse. Ja see tootlus tuleb ainult sellepärast, et sa kunagi tegid mõne rumaluse, võtsid selle laenu, eks, aga see ei tähenda, et edaspidi peaks samamoodi jätkama, et siin on siis hea võimalus seda varasemat viga parandada. Aga nüüd, kui see on tehtud, läbi mõeldud, mis su eesmärgid võimalused on, siis võiks hakata mõtlema, et millisesse varaklassi sa võiksid investeerida. Et klassikaliselt on siis 3 varaklassi, on laenud, aktsiad ja kinnisvara. Ja
sisuliselt iga selle varaklassi sees on ka erinevaid variante, eks, aga see tasub siis piirduda nende kolme variandiga või kolme selle varaklassiga ja nii-öelda populaarsemate või selliste tüüpilisemate lahendustega nende varaklasside sees. Et ära hakka otsima mingeid eksootilisi variante ja skeeme, sest et need ei ole alustajate jaoks ja sageli on need lihtsalt petuskeemid või sellised hasartmängud. Et ära näpi, piirdu nende kolme asjaga ja sealt tee oma valik. Ja see varaklasside valik siis sõltub osaliselt sinu võimalustest. Ehk siis kui sul on võimalik iga kuu paarkümmend eurot kõrvale panna, siis ma ütleks, et sa ei saa kinnisvarasse investeerida mõistlikult, sest et sa võtad ebamõistlikult riski, sest nii kui sinu üürnik üüri ei maksa, siis sul ei ole enam raha, et ise seda kommunaale ja asju ära katta ja laenu maksta. Ehk siis sisuliselt sa jääksid kodust ilma ja oleksid võlgu ka veel. Et selles mõttes tasub nagu mõelda natukene selle peale ka, et mis sul nagu sissetulekud on ja see siis piirab sinu valikuid seal varaklassides. Väikeste summadega siis on lihtsam just ühisrahastuses alustada, kui on juba, ütleme 100 eurot natuke peale, saaksid kõrvale panna, siis tegelikult saab juba väga hästi ka aktsiates midagi teha. Teoreetselt tegelikult, kuna sul on juba 5000 eurot olemas, siis isegi saab paarikümne euroga kuus juba tegelikult indeksaktsiate peale mõelda ja nii edasi. Et mõtle need variandid läbi, millised võimalused sul on. Kui need võimalused on teada, siis teine asi, mida võiksin varaklassidel mõelda, on sinu riskitaluvus ja tootlusootus. Ehk siis, kui sa tahad, ma ei tea, oletame, et sa tahad vähemalt 10% tootlust saada, mis on enam-vähem realistlik võib-olla, siis ilmselgelt sa ei saa näiteks laenude osas täna võtta hoiuseid pangast, sest et sealt ei saa sükest intressi. Samamoodi võib-olla vist, ma ei ole nii hästi kursis, aga ega vist hoiulaenu ühistud ka täna ei paku sükest intressi sellist tootlusteks, et siis sisuliselt jäävad juba välja. Et automaatselt see tootlusootus juba muudab seda, kuhu sa investeerida saad ja kui palju. Samamoodi võib kinnisvara osas sa ei pruugi leida tehinguid, mis võimaldavad sellist tootlust teenida, nagu sa tahad, kui see tootlusootus on kõrgem, eks. Et see nagu mõjutab juba seda, kuhu sa võiksid investeerida. Samamoodi riskitaluvus jällegi on see vastupidine siis, ehk siis kui sa ei ole üldse võimeline valmis riski võtma, näed esimest hapuks või viisisse minevat laenu ja juba ei saa magada öösel või näed, et aktsia kukkus 2% ja uni on läinud, siis paraku see piirab seda valikute varianti veel omajagu. Ehk siis sellega pead arvestama, et kui sa ei tunne mingi varaklassi puhul ennast nii piisavalt kindlalt töösel magada, siis ei ole mõtet sinna investeerida tõenäoliselt, eks. Et tervise ja nii-öelda ellu jäämine on tähtsam natukene kui seda investeeringut teha. Aga seda riskitaluvust on natuke raskem tuvastada või mõõta, sest et seda sa tegelikult enne ei tea, kui sa oled seda kogenud. Et seda võib nagu üldiselt mõelda hästi natukene, et kui julge riskialdis sa oled ja kui halb see tagajärg võiks olla, kui sa nüüd mingi osa nagu rahast ära kaotaksid, eks. Ja siis sellest lähtuvalt siis oma otsuseid teha. Ja kolmas osa siin varaklassid all, mida võiks mõelda või mis võiksid mõjutada seda, et millisesse varaklassis investeerid, on sinu praegused teadmised, oskused ja huvid. Ehk siis, kui on mingi varaklass, mis sulle väga palju huvi pakub või millest sa juba tead, millega sa juba oskad midagi teha, kõige lihtsam ja tavalisem näide on see, et kinnisvarasse hakkavad investeerima näiteks kinnisvara arendajad või kinnisvara hindajad või kinnisvara maaklerid, kes on nii-öelda turus sees, näevad neid võimalusi, on turuga kursis ja nii edasi, et neil on mingi selline eelis juba olemas. Et siis kui sa oled seal juba sees, sa tead, tunned turgu ja näed võimalusi, diilid jõuavad sinuni, siis võid seda kasutada. Et see on nagu asi, mida sa võid ära kasutada, seda oskust ja seda, et asjad on juba, et sul on juba mingi eelis olemas
et sa ei pea hakkama nüüd eraldi spetsiaalselt siis, ma ei tea, ühisrahastuse kohta hakkama uurima, et kuidas see asi toimib ja kuidas see laenud intressi arvestamine käib ja mis iganes muid asju. Et tee seda, mille vastu sul suur huvi on ja kus sa tunned ennast hästi ja mis on huvitav. Sest et kui sul ikka absoluutselt mingi varaklass huvi ei paku, siis teoreetiliselt saab investeerida. Aktsiatesse on tegelikult lihtsam isegi investeerida, nii et sa sisuliselt ei pea seal midagi tegema. Aga ühisrahastusse teoreetiliselt saab suhteliselt passiivselt investeerida. Praktikas pigem mitte, sest et tegemist on sellise varaklassiga, kus asjad muutuvad pidevalt. Ehk siis sa peaksid vähemalt pilku peal hoidma ja jälgima neid muutusi ja muudatusi. Ja kui see teema sul ikka absoluutselt huvi ei paku, siis on väga ebatõenäoline, et sa seda teed. Ehk siis su tulemus ei saa olema eriti hea. Nii et selles mõttes, kui on valida kahe varaklassi vahel, kus üks sulle huvi pakub ja meeldib ja teine on selline, et sa absoluutselt ei huvita, siis pigem eelista seda, mis sulle huvi pakub. Et lähtu siis, mulle vähemalt tundub mõistlikum lähtuda sellest, et siis tõenäoliselt sa oled seal ka edukam, sest et sa vaatad, mis toimub. Ja kui nüüd see varaklass valitud, siis järgmine samm võiks olla mõelda selle peale, et millise strateegiaga seal investeerid. Ehk siis aktsiate puhul saab väga palju erinevaid lähenemisi kasutada. Algajatele võib-olla kõige mõistlikum on ostuhinna keskmistamist kasutada ja indeksid osta. Samas paljud propageerivad siin mingit dividendide aktsiate ostmist ja nii edasi. Aga jällegi see sõltub sellest, et kui palju sa saad nüüd iga kuu raha kõrvale panna ja nii edasi. Et siin jällegi pead enda poolt tegema kodutööd, mine mingile koolitusele, mine osta mingi raamat, konsulteeri mõne praktikuga ja nii edasi. Et sa ei pea kõiki ise välja nuputama, et lihtsam on jällegi minna siin esimesse punkti alustada, investeerida ise endasse siinkohal ehk leida need allikad, kus sa saad vastused oma küsimustele, leiad selle strateegia, mida rakendada ja mis sulle sobiks. Ja siis see on selge enam-vähem, siis sellega ei maksa üle pingutada natukene selle õppimisega. Selles osas, et ma tean väga palju inimesi, kes üritavad kõike teha selgeks endale enne, kui nad investeerima hakkavad. Ehk siis, kuidas need maksustamine käib ja kuidas see osa ja kuidas too osa ja mis siis teha, kui juhtub see sündmus, mida juhtub ühe korra 500 aasta jooksul, et kuidas siis mingeid dokumente vormistada kuskil. Et selles mõttes ära mõtle üle, et niipea kui võimalik, siis tee oma esimene investeering ära. Ideaalis selline väikeste summadega investeering, ehk siis kinnisvaras on seda raske teha, et seal nagu ei saa päris sellist paarikümne euroga investeeringut teha, aga nii aktsiate kui ka ühisrahastusega saab mõlemaga või mõlemast saab teha sellise paarikümne eurose investeeringu ja näiteks iga kuu veel paarkümmend euri sinna panna ja õppida ja uurida. Ja selle mõte ongi see, et selle ajal, kui sa õpid seda teooriat, siis sa üritad selle panna praktikasse, sest et põhiküsimused ja põhiõppetunnid tulevad peale seda, kui sa oled tehingud ära teinud. Pluss sa hakkad siis nägema oma seda riskitaluvust natukene, ehk siis sellel, kui sa seda tehingut teed juba, tuleb võib-olla mingi ärevus sisse, saad aru, kuidas see mingit pingetsus tekitab, kui sa näed, et mingi laen läheb viivisesse või mingi aktsia hakkab natuke langema ja nii edasi. Et sa sisuliselt näed reaalselt seda, kuidas sa reageeriksid mingites olukordades. Pluss ühisrahastus on hästi tüüpiline see, et kõik portaalid on mingil määral erinevad, igal pool on mingid erinevad nüansid ja ütleks, et garanteeritud on see, et sa mingi asja teed kuskil seadistad valesti või investeerid mingisse valesse asja, millest sa tegelikult ei tahtnud või mingi asja kuskil sa teed valesti mingi vea sisse. See võib olla selline tühine viga, aga võib olla ka veidi suurem viga ja seda on hea teha just väikeste summadega. Ehk siis sellepärast ongi, et paned pisikesed summad, paarkümmend euri siia, paarkümmend euri sinna, saad need õppetunnid odavalt kätte, mille eest muidu võib-olla oleks maksnud mitusada euri või mitu tuhat euri halvemal juhul.
et saad need asjad kätte ja võta seda kui kooliraha. Et selles mõttes see on nagu minu idee, mida mina teeksin ja mida ma olen ise ka proovinud. Teine nüanss on siin see, või teine efekt selle juures on veel see, et kui sul on raha sees, siis sa hakkad rohkem huvi tundma tavaliselt. Ehk siis sa oled vaatad, mis toimub. Vaatad, mingid sendid tiksusid, mingid dividend kukkus kuskilt. Et mingid tullu tuli, siis hakkab nagu julgust tulema, motivatsiooni tuleb juurde ja siis hakkab see lumepall nagu veerema. Et uurid rohkem, õpid juurde ja paned rohkem raha juurde ja nii edasi. Et selles mõttes on hea alustada väikse summadega. Päris tihti on see ka, et inimesed viskavad näiteks suure summa korraga sisse ja siis on mingi suur viga või õigemini tegelikult viga võib isegi väike olla, kuna summa on suur, siis läheb kalliks maksma, eks. Ja siis on pärast see, et ma ei tea, investeerimine mingi pettus ja mingi jama. Ja tegelikult ise olid loll, et tegid siukse suure viske korraga, viskasid sisse ja siis ise ei teadnud, kuidas teha. See on umbes sama aega hakata treeni tegema, nii et tehnikat ei tea, aga pingutad hästi palju ja siis lõpuks oled vigana. See on treen. Sa paned sinna soojenduseks väiksed summad sisse ja treenid ja siis suurendad raskusi just või iga kord, kui sa sinna natukene juurde paned ja natuke arenenud ja õppinud oled. Et siis sellised 5 punkti minu poolt. Ehk siis kiirelt kokkuvõttes uuesti, et esiteks investeeri ise endasse ehk hari ennast. Teiseks tea oma eesmärke ja võimalusi ehk siis mida sa saavutada tahad ja kui palju sul on võimalik iga kuu näiteks veel investeerida. Kolmandaks leia enda jaoks sobiv varaklass. Neljandaks leia sobiv strateegia, mõtle välja, kuidas sinna investeerima hakkad. Ja viiendaks siis praktiseeri ehk võimalusel tee seda väikeste summadega, et õppetunnid kiirelt ja odavalt kätte saada. Ja sisuliselt on see, me teeme neid samu asju seal samas alustava investori koolituse päeval ka läbi. Seal jõuame detailsemalt teha, sest meil on aega 2 päeva ja me saame valida konkreetsemaid teemasid. Aga iseenesest, kui sa seda 5 sammu järgid, ma usun, et sa väga puusse ei saa panna. Et lihtsalt selle koolituse käigus on meil lihtsam vastata konkreetsete küsimustele ja minna konkreetsete nii-öelda case'ide sisse, et vaadata, kuidas konkreetselt näiteks aktsiatesse investeerida või kuidas konkreetselt ühisrahastusse investeerima hakata ja nii edasi. Aga selles mõttes loodan, et said siit oma vastuse kätte. Loodetavasti panid ka ennast koolitusele kirja rahatasku.ee, pane seal ennast kirja, kui veel ei pannud. Ja kui on sinul või kellelgi teisel siin kuulajatest ka mingi küsimus, mis sind kas üleval hoiab või sinu pead vaevab või pead sügama paneb investeerimise osas või siis üldse rahateemade osas, siis saada see meile radio@rahafoorum.ee ja püüame siin rahatarkuse kuu raames ehk märtsikuu jooksul võimalikult palju neid ära vastata ja laseme neile vastata ka teistel rahafoorumlastel. Ehk siis Facebooki grupis on ka sellele tänasele küsimusele lisaks minule vastanud veel omajagu rahafoorumlasi, kes panid oma mõtteid juurde ja arutlesid sel teemal natukene. Et kui tahad nende vastuseid näha, siis tule rahafoorum.ee/ERR053 ehk siis 53. saade ja seal märkmete all saab olema ka see link nende selle nii-öelda Facebooki grupi vestluse juurde. Minu poolt tänaseks kõik ja kohtume juba järgmises saates. Hei, enne kui lähed, üks kiire teadaanne. Nimelt korraldasime veebruaris alustava investori koolituspäeva, mille vastu oli päris suur huvi ja saime üsna palju positiivset tagasid selle kohta, pluss natukene ka soovitusi, kuidas järgmine kord veelgi paremini teha. Nii et otsustasimegi, et teeme siis sügisel uuesti, aga seekord 2-päevasena ja veelgi paremini. Ja selleks, et ka sina võiksid võita endale näiteks tasuta pääsmed sellele üritusele, siis otsustasime, et
teeme ühe väikese pildivõistluse selle kohta, kuidas sa Raha raadiot kuulad. Ehk siis, kui soovid täpsemat infot, kuidas sa võiksid pääsme või mitu pääset endale võita, siis mine aadressile rahafoorum.ee/RR kampaania. rahafoorum.ee/RR kampaania.